Urmasega jõudsime nüüd püree restorani. Kuidas sa selle peedi kotletini üldse jõudsid? Aga ma olen kindlasti selline kiire ja ringi sibliv inimene, sest mul ei ole aega pikalt siin praadida ja varitada. Täitsa sellise korraliku kotleti maitsega, nagu me oleme kõik harjunud vanaema juures saame. No väga maitsvalt lõhnab selline, mis sul siin kausises on? Siin on punane peet, suvikõrvits ja sibul ja see on natukene ette praetud, et meil kiiremini läheks umbes 15 minutit ahjus, oliivõli peale ja nüüd on ta kenasti valmis, et panna täiendavad ained juurde ja teha tast maitsev kotlet. Nii, aga paneme siia siis midagi juurde. Kuidas sellest kotlet saab? Paneme siia juurde tatrajahu ja maisijahu ja piisavalt pipart. Ja paneme seda pisut rohkem, kuna ma ütlesin, et siia jätsime munad juustud välja, et vähe niisugune tumisem tuleks. Täna sa oled minu õpetaja siis? Jah. Jätan selle meelde ja siis teen kodus ka uuesti. See on hästi ilus mõte, et see, mis ma söön, et see siis tooks mulle tervist ja annaks maale ka tagasi. Ja, tervist ja valgust ja tänad kõike maad ja taevast ja päikest. Et söögipalve lugemine, see on nagu hästi mõnus, soovitan kõigile ka, et me teeb selle söögile hoopis teise maitse ja hakkad selle söögi peale ka hoopis teistmoodi mõtlema. Ma aitan sind näiteks porgandite jah, siia kõrvale tuleb siis värske salat. Peedikotleti kõrvale tuleb värske salat. Mina olen ise niisugune õlisööja, et mina panen veel alati õli ka veel täiendavalt juurde. Paneme natuke tüümeni siia juurde. Čiks. Nii. Millised ürdid sulle muidu üldse meeldivad? On sul mingi oma lemmikürt, millega sa meeldid kokata? Roosmariini näiteks. Varemalt ma sõin kalatoitu, siis mulle meeldis sinna peale panna näiteks niisuguseid asju. Käed ka siia sisse natukene. Ta võiks nagu välja paista veits nagu hakklihalik isegi, kes ei tea. Ega isegi ma arvan, et mõni võib-olla sööb ära ja mõtleb, et ongi mingisugune hästi tehtud lihaasi. No ilmselt sinu kotletid on nii maitsvad, et keegi ei saagi aru. On sul mingid oma põhimõtted, et milliseid koostisosi sa kindlasti ei kasuta või mida sa kindlasti kasutad? Ma olen sattunud taoismi teed käima ja seal on kõik need samad asjad on küll olemas, kuid on mõningaid põhitõed, mida toitumise juures ei tohi ära unustada. Esimene on see, et toitu tuleb juua ja jooki tuleb süüa. Ja. Ehk sa mälud nii palju, võtad igemete kaudu sülge juurde, kuni see muutub sul veeks ja siis neelad alla. Ja samamoodi, kui sa võtad joogi, siis sa samamoodi segad selle süljega läbi ja siis neelad alla, mitte lihtsalt niisama kull. Et see on esimene põhimõte. Teine võib-olla on see, et söö täpselt nii palju, kui pihku mahub, mitte rohkem. Mälu see kõigub täiesti ära, söö mitte rohkem, kui pihku mahub ja ära aja asju segi. Ma tahan seda veel nüüd maitsta. Sa ise maitsesid teid rahule? Ei maitsenud, aga jäin rahule. Nii. Tulid natukene suured, niisugused mehised kotletid tulid. Ma ütleks, et neid võib süüa niisama ka. Kas sa kujutad ette, kui sa paneksid mingisugused krõbedad helbed näiteks ürtidega ja siis nende sees rulliksid? Ma tean, on toortoidusööjad aga hiinlased ikkagi kuumutavad sööki päris hästi, et meil oleme nagu kergem vastu võtta. Kas see võib olla siis seotud ka selle tuleenergia, nende laadimistega? No ka see mängib oma rolli. Aga Urmas, millise toidu söömise puhul sa ennast kõige kergemini tunned, mis annab sulle kõige rohkem energiat, et sa saad oma päevatoiminguid teha? Üldiselt kui kõhtu täis ei söö, ma armastan süüa hommikul avokaadot ja tatlit. See on tatlit, kuna ma kiirustanud ka tihti peale, siis võtad nagu tass niisugust vürtsikat teed. Teadupärast peduiinid 2 korralikku tatlit söövad ära päevas ja elavad sellega pool aastat seal kuskil kõrbes. Hiina kultuuris jälle see on taoistidelt tulnud teadmine, et lillad ja asjad on väga ravivad asjad. Alates redisest, seesama punane kapsas või see lilla kapsas, lilla kartul ja need edasi, need on lilla porgand. Ja, need on praktiliselt iga ühe juurde räägitakse niisugused imelugusid selle sama kapsa dieediga või selle kapsa söömise mingi kurkuuriga võid endal vabalt päris rasked haigused välja ravida ja nii edasi. See lilla värv ja lillad asjad pidid sisaldama antotsianiini, nii mina õppisin kunagi, mis on hästi tugev antioksidant. Jah, täpselt nii ongi, jah. Mul valmib siin üks salat siis.
siia kotlettide kõrvale. Kas sul on lemmiksöök ka, et mida sa ootad, et saaks teha aeg-ajalt? Sügisel on seened päris mõnusad näiteks praegusel hetkel. Seenekaste, seene, mingid ja kishid. jälle ma armastan võib-olla liiga palju siin toonitada neid, sest kõik meie organid on seotud nii ööpäevaringselt teatud kellaaegadega kui ka aastaringselt. Kui maksaga on vaja tegeleda, siis on kevadine paastuaeg, kevadised puhastusajad, selleri, mahlaid ja kõik muud asjad. Septembrikuu tuleb õunu näost sisse ajada niimoodi, et ütleme terveks aastaks jätkub ja neerusid puhastad just arbuusiga ja need on august-september ja mitte mingil juhul jaanuarikuu siis mingit hoitud arbuusi endale süüa, et see oleks kuidagi tervislik, vastupidi. Pane sa siit seda. Kuule, väga hea, väike plaks ka või? Tegid kõik kapsa ära, ma võtan siit. Ei teinud või? Tegelikult mul on siuke komme, et jälle ma võtan mugasleid. Et ma tahan seda kapsast eraldi nautida. Näiteks. Et kui sa süüa teed, siis sa juba... Nagu sa ütlesid, siin on üks parimaid antioksidante on see kapsas. Ohoo, näe, vaata, nüüd ma saan ka mätseldada. Väga kihvt oli sinuga süüa teha. Siuke mõnus kodune segadus. Mulle meeldib. Siin on sama peegel, nagu öeldakse. Nii, mis sa tunned? Krõbe, seest natuke magus. Tunnen tüümeni ja sibulat. Mulle isegi meeldib, et see väike krõbeduse koht jäi ka sinna sisse. Väga huvitav mõte oli panna siia maisijahu, mis nagu annab need sellised kergelt krõbedad tükid siia sisse. Mina panen õli peale. Mina panen seda õliahutit lausa igale poole. Nüüd tuli nii välja, et sa panid endale selle väikse pisikese kotleti praadisid, aga said kõige suurem. On jah? Vaat elus on vahest niimoodi. Kõige lihtsam siukene tänusõnad või palvesõnad. Maa on seda meile andnud, päike seda valmistanud. Kallis päike, kallis maa, täname teid lõpmata. Head isu. Head isu, väga ilus. Urmas, aitäh sulle selle toreda retsepti eest. Ei ole liiga palju häid kotlette, taimseid kotlette. Neid tuleb järjest juurde, aga see, mis nüüd Urmas meile pakkus, on kindlasti proovimist väärt.